Raadio Elmar. Lapse suu. Kui teil oleks 1 000 000 krooni, mida te teeksite sellega? Mina näiteks, ise ka ei tea, aga mina igatahes siis ostaks endale maja, kui ma juba suur oleks. Mina läheksin nii kaugele läheksin reisima, kui ma saan selle raha eest. Mina annaksin kõik selle lastekodule, aitaksin neid. Mina ostaksin endale kõike vajalikku, nagu toit ja riided. Mina teeks sellega rahaga niimoodi, ostaks endale suure maja ära ja siis kui veeraha alles jääb, siis ma ostaks 100 tooli igat korterit ja siis aitan teisi, kes on haiged ja toetud, kellel pole süüa ja siis pole midagi, aga kui mina ostaks endale teise enda maja, siis mina ostaks 100 autot sinna juurde ja veel pannaks veel raha ka veel juurde. Kui palju on neid inimesi Eestis, kellel on 1 000 000 krooni? Mina arvan, et üle 100. Mina arvan, et üle 90. Mina arvan, et neid on väga väheseid, sellepärast et väga vähe võib niimoodi olla, et võidetakse. Need, kellel see 1 000 000 krooni olemas on, mis te arvate, kuidas nad on saanud selle raha? Loteriiga. Sõber on andnud. Mina arvan, et nad on ise kogunud ja natukene loteriiga ka võitnud. Mina arvan sellepärast, nad koguvad hästi kaua aega, et nad ei raiska üldse seda ära ja lõpuks, kui nad suuremad on ja tulebki nii palju kokku. Mul on hästi palju raha, peaaegu 2500. Mul on 200. Mul on 2 sükest keskmist kilekotitäit sente kogutud. Kas raske tööga on ka võimalik 1 000 000 krooni teenida? Minu arvates on, kui väga suur töö ja sellest saab palju palka, siis võib isegi saada. Mina arvan ka, et kui teed hoolsalt tööd ja kogud ise ka raha, siis saab. Kus tehtakse tööd ja ülemus maksab selle palka ja ütleb, mis sa tegema pead. Ja siis, kui keegi töölt ära läheb, siis otsitakse kohe uus töönik, pannakse lehte kuulutus. Ja kui sa teed kodus mingit rasket tööd, siis ema annab sulle äkki. Raadio Elmar.